Eternal Flame. Ja kuidas seda siis mängida? Mängu üldpõhimõte on see, et parem käsi mängib meloodiat, kuhu ma võtsin vahepeal lisaks veel mõningad akordinoote. Aga vasakkäsi mängis enamasti siis akorde laies seades. Ja võtame selle siis otsast peale. Nii, kokku meil moodustab siin G-tuur ja lai seade nagu lihtsas kujus oleks selline. Kuna see B on mul paremas käes olemas, siis ma lihtsalt täiendan seda harmooniat selle ühe G-noodiga. E-moll, C-tuur. Nüüd tuleb D-tuur, aga kuna meloodias on sellised noodid, siis ma mängin siia meloodia alla tegelikult nüüd E ja Fissi. Jälen edasi. Võiks ka niimoodi, D-tuur. Aga kui paremas käes ma mängida näiteks Fiss-nootit, siis võib vasakaega mängida kuni siia D-ni veel. Ja siis A-moll 7 või A-moll. Nii, see oli esimene volt ja teine volt. Nüüd see koht on intensiivsem. Saab mängida muidugi meloodia jälle ühehäälselt ja akord laies seades, aga ta jääb natukene võib-olla lahjaks. Sellepärast ma mängisin siia nii, kui mängida lihtsalt ühehäälselt, see on nüüd siin ma jätan selle laia seade nagu kahe käe vahele jagatuna kuidagi. Ja lõpp. F-tuur C-bassiga. D-sus-4. Ja võib mängida uuesti selle alguse meloodia sinna otsa.